Tere kena kolmapäeva hommikut ja kell on sealmaal, et saame jälle rääkida tervisest, sellepärast et terviseminutid Ellitega on jälle käima läinud. Kuidas sa seda saadet ikka muidu teed, kui Ellit peab ka stuudios olema? Tervist! Tere! Me oleme siin päris mitmete saadete jooksul siis andnud nõu inimestele selliseid lihtsaid nippe, kuidas oleks parem olla kokkuvõttes, et oma tervise eest siis hoolitseda nii ja naapidi. Täna räägime üldse natukene sinust äkki, sellepärast et ausalt öeldes ma ei saa ise ka aru, mismoodi see nüüd sinna niimoodi on jõudnud või kuidas sa selleni on üldse jõudnud, et me siin räägime erinevatest tervislikest snäkkidest. Vanust sul ülearu ei paista olevat, aga kogemusi paistab olevat nii palju, et vaevalt ma elu jooksul nii palju kokku saangi. Ühesõnaga, räägi siis, ole hea, mismoodi sa nüüd selleni jõudsid, milleni sa praegu jõudnud oled? Ja ma alustasin tegelikult, kui ma olin 19, siis ma sattusin koostööd tegema Kreeka ärimeestega, kes tegid Eestisse turustusettevõtte. Kuidas satub 19-aastane tüdruk Kreeka ärimeestega koostööd tegema? Käisin ülikoolis, õppisin psühholoogiat ja minu kursaõde, tema abikaasa oli siis üks osanikest ja kreeklased käisid Eestis ja ütlesid, et siin ei ole mitte midagi head süüa. Ja aasta siis oli 2004 ja otsustasid, et toome ise midagi. Ja mina lihtsalt sattusin sinna degusteerijaks toidumessile, nii et sealt ma nagu alustasin. Ja koostöös siis 8 aastaks lõime sellise brändi nagu Gourmante, mis on siis Vahemeremaade toodete bränd, siiamaani väga edukalt Eesti, Läti, Leedu turgudel ja tegime siis 115 toodet sinna brändi alla. Need olid ka siis tervislikud tooted või kõik see teema on ikka kogu aeg tervisega seotud? Jaa, mina praktiliselt siis sündisingi või alustasin oma karjääri tervislikest toodetest, et kõik oliivid, oliiviõlid, päiksuvõtutud tomatid, fetajuustud ja nii edasi. Aga miks? Mina sattusin, eks ju, oli üks asi, aga teine asi on see, et selline tervislikkus on mul kogu aeg olnud hinges, et minu armas tütar on juba 18 aastane, et tema oli juba siis pisikesena täiesti olemas ja see on ka see hetk, kui sa hakkad just mõtlema, et sa tahad ju talle kõike paremat ja ise endale samamoodi ja miks mitte ka kogu Eesti rahvale. Kui sa midagi väga head tahad teha, siis peab selleks olema siis kõvasti tahtmist, sellepärast, et ega see ülearu lihtne ka ei ole. Lihtsam oleks teha mingisuguseid lihtsaid asju, aga kui sa tahad päriselt mingisuguseid tooteid teha, kui me räägime tervislikkusest, siis see ülearu lihtne pole või sinu jaoks oli see ka lihtne? No ma olen kuidagi olnud selles protsessis nii loomulikult sees ja mulle meeldib, et kui ma teen asju, mis on mulle hingelähedased, siis silm särab, eks ju. Et siis ta ei tundu nagu nii ulme keeruline. Aga kui ma tagantjärgi ja kui sa niimoodi praegu küsida, siis kui ma hakkan mõtlema, mismoodi sai esimene konteiner toodud, kuna ma ju toon Aasiast, eks ju, erinevaid tervislikke snäkke ja vahepealasid, siis esimene konteiner tuli nii, et raha ei olnud, otsustasin peale seda, kui siis Kreeka bränd maha müüdi, et teeks ise. Kogemust oli kuhjaga, kõik oli nagu tehtud, ja müüa meeldib ja mõtlesin, kuidas ma siis seda teen, Väike kopikas oli kogunenud ja mõtlesin, et kas siis panna nüüd korterile sissemaksuks või miks mitte näiteks tellida Aasiast konteineride ja krõpse. Ma ei tea, mis mina sellest jutuks arvaks, kui minu käest sellist varianti küsiks keegi. Kas osta korter või tellida Aasiast kastitäis krõpsu? No konteineritäis, jah. Kastitäis oleks olnud lihtsam, sellepärast, et kui sul on konteineritäis krõpsu, raha ei olnud, kõik ju läks sinna alla ja siis ma rentisin ühe laopinna. Meie esimene laopind oli tegelikult trepialune. See ei olnud isegi nagu päris ladu ja kui see konteiner kohale jõudis ja siis vene meesterahvas, kes oli autojuht, küsis, et no где вы komando, et kuidas me siis nüüd maha selle laeme, siis tegelikult olin ma seal mina ja minu sõbranna ja laps magas autos, õnneks ta magas, aga kõik sai sinna ära laetud, kõik, mis see üle jäi, oli õues, see sai pärast koju viidud, nii et sellised esimesed aastad ikkagi veetsin suhteliselt kastide vahel. Kui sa nüüd täna tagasi vaatad sellele, olles kõvasti kogemusi kogunud, kas täna teeks ka sellist hullust või tagasi mõeldes tundub see täielik pöörane tegu? Ma ei tea, ma olen ikka nii piisavalt hull, et teeks küll. Ühesõnaga, kuidagi sujuvalt sattusime Kreekast kuhugi Aasiasse. Kuidas see siis juhtuda sai? Surfasid kusagil netis ja otsisid kedagi või jälle mingi kohtumine kellegiga täpselt õigel ajal õiges kohas või? Jaa, ma teadsin, et Aasias, Tais, mul käis tuttav seal ütles, et tead, et seal on sellised asjad nagu külmkuivatatud puuviljad. No mina ei saanud isegi und näha sel hetkel nagu Aasia reisist või et ise neid kuidagi oleks näinud või kohanud.
aga huvi oli nii suur ja öeldi, et ole hea tooseks, need on nii head. Ja siis ma hakkasingi uurima igatepidi. Aasia ettevõtetega on väga keeruline kontakti saada, aga lõppkokkuvõttes ma nad leidsin ja külmkujatatud puuviljadest alustasin. Nii, aga see kõlab edaspidi siis päris lihtsalt, et tellida ka konteinerid täie uuesti ja müüd siin maha ja rahu majas, aga millegipärast oli sul vaja veel sinna ise torkima minna ja sinna tehasesse näppu viibutama, mismoodi peab olema ja mismoodi ei pea olema. Mul oli selline väga-väga äge kogemus, et me tegelikult elasime Tais. Mind kutsuti sinna siis tööle. Aasta aega oli selline äge projekt, kus me siis muutsime Tai kohalikku toitu tervislikumaks. Oli üks nendest projektidest, tegime sükse startupi. Nagu meil on siin Bolt Food, ja siis seal oli Grab, kes vedas siis meie neid toitus laiali. See oli üks projekt ja teine oli see, et töötadagi siis külmkuivatustehases ja seal luua ise retsepte, uusi maitseid ja põhiliselt siis, eks ju, köögiviljade ja puuviljadega. Peab ikka enesekindlust olema, et sellise asjaga tegeleda, et öelda ja kellegile, mis maitsega midagi olema peab. Ja see peaks veel ju müüma ka, eks ole. Me ikkagi lõppude lõpuks räägime ikkagi ettevõtlusest ka, et tore muidugi selliseid tervislikke ampse võtta vahest, aga sellega peab kuidagi ära elama. Ja, see on nüüd see teine challenge on ju, et jah, ma mäletan, kui see konteiner kohale tuli, siis olidki kiired jalad, sellepärast, et parim enne kuupäev on ju toodetel. Et motivatsiooni jagus, et seal olidki küsimus, kas teha või mitte teha. Aga jah, ma olen oma selle missiooniga ja mulle meeldib, kui asi on ja toit on tervislik. Ja siis mul meenubki tegelikult kohe siin Vietnami puuviljade tehase. Ma sattusin sinna tegelikult hästi kihvtilt, sellepärast, et ma käisin kohtumas erinevate tehastega ja tootjatega ja ega seal ikka nagu väga tõsiselt Eestist ühte noort naisterahvast ikka ei võeta. Ja käisin siis ühe kohalikuga ühel konverentsile, kus tema tutvustas mulle piirkonna põllumajandusministeeriumist inimeste, kes absoluutselt inglise keelt ei rääkinud. Aga ühe lause ta mulle selle õhtu jooksul ütles. I know what you need. Ja selle peale siis, okei, on ju, ja ta andis mulle tegelikult selle tehase kontakti, kellega me täna koostööd teeme. Ja tänu sellele soojale kontaktile, mis oli tulnud siis, eks ju, põllumajandusministeeriumi poolt, võttis see tehas mind jutule, kuna mina pakkusin varianti, et mis te arvate, kui me võtame puuviljadest välja suhkru, mida nad on sinna lisanud. Ehk siis see lisatud valge suhkur. No. Kujutan neid pilke ette. No tüdruk, ole nüüd. Ole mõistlik. Ei, tegelikult nad lähtusid väga sellise nagu ärilise mõtlemisega ja nii nagu tegelikult võib-olla peaks, on ju. Et meil on Ameerika turg, meil on Aasia turg, meil on Araabia turg, on ju, et millist turgu sa pakud, et me nüüd siin retsepte muutma hakkame, on ju. Ja ma siis sain kohe aru, et no mis ma nüüd loen ette, et Eesti ja et see on alati see on nagu alati see, et umbes, et what is your population? Ja siis mina ei lasku selles vestlusesse, mõtlen, but we are big nation. Aha. Nii et me oleme hingelt suured ja me tahame teha ja tegelikult see õnnestus. Aga see õnnestus ainult tänu sellele, et nemad enda retsepti loomulikult ei muutnud, aga lõin siis Maisneki brändi, eks ju, eraldi omad pakendid. Ja see ka lihtne ei ole tegelikult, sellepärast, et kui sa lood neid pakendeid, siis sa pead tellima lihtsalt nii suured kogused, näiteks hernesnäkke peab olema mul pakendeid tellitud ette 80 000 per toode. Kerime nüüd tagasi, said selle suhkru sealt siis välja või ei saanud? Jah, sain tänu sellele, et ma tegin Maisnik oma pakendid. Aga miks ma varem seda ei teinud, see on tegelikult kogu aeg mul sees olnud, et ma ju kreeklastega tegin 115 toodet. Et miks ma Maisnäkile ei saanud teha, oli see, et see kogus lihtsalt pakendid on nii suur, see investeering on nii suur, et kui sa teenid sendi haaval, mul ei ole mitte mingit investeeringuid, siis lõpuks sa vajad väga palju nagu rasva, et seda teha. Suhkur, miks üldse peaks siis sees olema? Võtad ühe aine vähemaks, tundub, et maksab siis ju vähem ja tervislikum ka. Või miks tavaliselt suhkrut üldse pannakse juurde, kui me räägime, et võiks nagu olla tervislik näkk? Jah, suhkur on esiteks, suhkruga on inimesed nii ära harjutatud. Inimesed on harjunud juba sellega, et on magus, on ja mitte, et puuvilja ei oleks. Aasiast leiab suurepäraseid puuvilju, aga mis valge suhkur teeb, on eelkõige see, et ta teeb toote odavamaks. Kui sul on 100% tootes 70 grammi päris ananassi ja ülejäänud on suhkur, siis valge suhkur maksab, eks ju, oluliselt vähem, kui maksab ananass. Ja kuidas te ära tunnete selle, siis näed, see on suhkruga toode. Ta on selline ringjas, ta on täiesti sükene kristalliseerunud. Ja ilma suhkruta ananass
on täiesti nagu siuke päike või siis ma ei tea, võilill või kuidas keegi on nimetanud, et see on kõige lihtsam viis, mismoodi seda teada. No aga kui nüüd ärilises mõttes ikkagi rääkida, oleks jätnud ikka suhkru äkki sisse siis, et siis näitab see jutt, et ikkagi see tervislik toitumine on ikka nii sees, et oled võimeline nii-öelda finantsilise poole pealt alla tulema. Peaasi, et oleks õige toode. Ja selle peale mul üks tuttav ütles, et tead, Ellit, et sa muudkui nagu teed ja toimetad ja rassid ja tassid kogu see aeg, et kui sa teeksid ükskõik mida muud, sa oleksid ammu juba rikkaks saanud. aga vaata midagi see nagu see tahe, see sära ja missioon maksab ka. Nii et tervislikud snäkid, nii võib öelda maisnäki toodete kohta. Kokku on neid siin lava peal päris palju erinevad. Sa oskad kindlasti kohe öelda, palju neid erinevaid tooteid on siis? Jah, meil on 17 erinevat toodet praegu maisnäki all ja tegelikult nüüd, eks ju, mai ja juunikuus saab oldud jälle Aasias juurde teha erinevaid retsepte ja leida endale ägedaid koostööpartnerid. Ilusad pildid peal, ilusad nimed ka, selliseid nimesi leiab erinevatest toodetest, et vahepeal tundub, et mida uhkema nime paned, seda huvitavam on kohe maha müüa, nii passion fruit, guava, dragon fruit, jackfruit, üldiselt pannakse need just nimelt sellise lihtsalt huvitamise mõttes sinna peale, võib-olla lihtsalt maitseks, aga ma saan aru, et siin on nendel asjadel ikkagi igal ühel oma väärtus erinev. See on puhas puuvili. Me oleme lisanud ainult roosuhkrut osadesse toodetesse, mitte kõikidesse. Näiteks jackfruit täiesti ilma suhkruta, siis on draakonivili, et kuna teda on võimalik niimoodi kuivatada, mida vesisem on toode, näiteks kurk on ju. Seda, kurk on võimatu, seal ei jää midagi alles, eks ju. Aga näiteks, kui ta on parema konsistentsiga, siis on võimalik teda täiesti ilma suhkruta ja ta jääb mõnus ja, kuidas ma ütlen, näritav, on ju, jah. Et muidu ta jääb selline nagu tallanakk natukene ja kisud... Kas on mõjuvad ka erinevalt kuidagi, pakuvad erinevaid vitamiine või lihtsalt nii-öelda asi maitses? Meil on näiteks jackfruit. Jackfruit sisaldab 63% päevasest rauavajadusest. Ehk siis inimesed, kellel on rauavaegus või siis on rauast puudu, naised näiteks, me kaotame eks ju päevadega rauda, siis kindlasti soovitan süüa jackfruiti. Väga paljud veganid teavad jackfruiti just tänu sellele, et jackfruitis on väga kõrge rauasisaldus. Kas siis tuleb kuidagi ettevaatlik olla, kui seal nii kõrge rauasisaldus on, et üle ei rauda ennast? Jah, see ei ole väga võimalik selles mõttes, et raud on vajalik ja see pakike ei tee. Organism tegeleb ise sellega, kui seal liiga palju seda on. Jah. Nii, aga siis veel, siis ma saan aru järelikult, et ka teised sellised troopilised või eksootilised viljad on ikkagi mingisuguse põhjusega valitud. Jah, meil on alati nii-öelda funktsionaalne toit, et meil on snacks with benefits. Et kui sa seda sööd, siis sa pead ka sellest mingit kasu saama. Ja näiteks enamus puuviljad või ütleme kõik puuviljad on hästi C-vitamiini rikkad, erinevate mineraalainete vitamiinid rikkad ja meie oleme teinud enda toodetele peale ka siis sellised infokirjad, kus on täpselt näha, mida sisaldab konkreetselt see kuivatatud puuvili. Olge ettevaatlikud, paljudes kohtades kirjeldatakse näiteks mango, et mango on tervislik, mango on kasulik sellepärast ette, aga see on selline üldine jutt. Meil on väga konkreetselt välja toodud protsendid ja grammid, kui palju see toode näiteks sisaldab. Siin ongi täpselt 63% päevasest rauavajadusest. Et sa reaalselt saad aru ka, et mida sa sööd. Ja tegelikult ongi, et pole lihtne leida nagu neid farmereid, sest tegelikult meie toome otse farmist just kui nagu lauale, et me ise otsime ka need aloe vera näiteks istandused, kuhu me nüüd läheme ka, toome teile ka pildi, kui me seal oleme, et mismoodi seda kõike tehakse. Et aloe verat näiteks maailmas üldse väga vähesed tehased kuivatavad, kuna mida meie tunneme, eks ju, on erinevad joogid, aga seal on väga vähesed aloed sees, aga see on puhas aloe vera, et sa saad seda otse süüa. Seda on tore kuulda, vahepeal kaob juba igasugune usaldus erinevate toodete vastu ära, neid on nii palju, neid reklaame on erinevaid, vahepeal on selline tunne, neid tehakse lihtsalt 3D printeriga kusagil ja visatakse maitseainet juurde, aga siis ma saan aru, et siin nende maisnäki karpides ongi päris asjad, mis on tulnud sealt kusagilt kaugelt põldude pealt ja pakki pandud ja nii ongi. Ja lähemalt on ka, selles mõttes, et Euroopast on meil hernesnäkid ja siin on täpselt samamoodi, et kui sa võtad
erinevad tooted, no näiteks läätsekrõpsud on ja siis läätsejahu on sinna lisatud teatud protsente või ma ei tea, kõige drastilisem näide Nutella pähklitega, eks jube kasulik pähklid on sees, aga kui sa hakkad koostist vaatama, seal on ainult mõni pähkel, on ju. Aga siin on päriselt hernes ja hernest on siin meil 88,8% ehk siis põhimõtteliselt 90% on hernese, natukene oleme lisanud päevalilleõli selle jaoks, et ta koostis oleks selline, et ta oleks maitsev ja püsiks koos ja siis natukene meresoola, et oleks ka mineraalaineid. Need on siis, ütleme, vahepalad, need on näksid, neid võib vahepeal süüa toidukordade vahel või mis selle asja mõte on kõik, miks sa neid toodad, mille jaoks? Jah, tervislikus toitumise hästi oluline, eks ju, et me saaksime kõik mineraalained ja vitamiinid kätte. Talvisel ajal eriti oleks turgutav selline puuvili, kus on reaalselt ka vitamiinid sees. Ei pea alati või ei pea sööma toidulisandeid ja ta on vahepala põhitoidukordade vahele, et hoida enda veresuhkrut normaalses tasakaalus, optimaalsena. Ja need inimesed, kellele meeldib õhtul ikka teleka kõrvale midagi kõrvale ammustada ja pärast on neil paha tuju, et nad selle vale asja sõid, siis selline maisnäkk peale selle söömist mõne toreda saate kõrval ei pea ennast pahasti tundma. Täpselt selline patuvaba maiustamine või siis näkkimine, et hernesnäkid on kõrge proteiinisisaldusega, kõrge valgusisaldusega ja väga kõrge kiudainete sisaldusega. Ja hernevalk, nagu me teame, on organismile kõige lihtsamini omastatav valk. Huvitav jah, et suhkru eemaldamine mingisugusest päris asjast, millel on enda suhkur sees, ei muuda nagu suurt mitte midagi või üldse mitte midagi. Ma siin testisin neid ananasse ja täpselt samamoodi maitsevad. Ühel on suhkur sees, teisel ei ole. Jah, hästi palju sõltub ka sellest meie enda maitsemeelest, eks ju. Et kui puhtalt me oleme harjunud toituma. No selge, nii et võiks siis otsad kokku tõmmata ja äri on käima läinud ja lähed aga arvuti taha ja tellid uue konteineri ja elad mõnusasti edasi, aga ei ole sellestki küll, ma saan aru, ja põrutada jälle sinna samasse tagasi. Ja nüüd jah, mai-juunikuu oleme jälle Tais ja Vietnamis ja kolleegidele ka siis näitame, et kus põldudelt toome ja näitame ka teile, et meil on maisnack.ee kodulehel kindlasti blogis üleval need kohapealsed intervjuud, kohapealsed istandustes käimised, retseptide tegemised, et hea meelega toome ka videod ja oleme ka otse-eetris teiega. Ja, nii et saadame su siit pidulikult ära, aga loomulikult igal konapeal hakkame siis helistama ja võib-olla ka videosid tegema, et saaks teada ja jutule kinnitust, et nii need asjad seal kaugel Vietnamis käivadki. Aga ikkagi päriselt, mis sa seal siis nüüd teed? Lähed sinna, paned poisid seal kõik ritte ja ütled, et tehke mulle neid või lähete koos mingit uut retsepti välja töötama või mis sa siis täpselt seal teed? Jaa, Vietnamis lähen erinevate farmerite juurde, sellepärast, et me alati hoiame nendega sellist lähedast suhet, tervitame neid, vaatame üle, mida nad kasutavad tootmises, et ei oleks lisatud sulfiteid ja kõik anname oma seda mõtet edasi, otsime juurde uusi tooteid, mida me saaksime sealt meile siia tuua ja tegelikult üks kolmapäev ma olen ka seal toidumessil, Aasia ühel suurimal toidumessil, et küll ma leian sealt mõned putukad ka üles, nagu sulle meeldis, et ma ka need eetrisse tooksin, nii et vaatame, kuidas sealpool see elu käib. Nii et kui praegu lähevad saated natukene pausile, siis põnevusi kao, vähe sellest läheb veel põnevamaks, nii et kui me järgmine kord siin helistame, siis ma ei kujuta ette, mis sul kell esiteks on ja mis sa seal teed, aga ongi huvitavam. Absoluutselt. Aitäh sulle, kohtume juba varsti telefoni ja video vahendusel ja inimesed hoidke silma peal maisnäki kodulehel, Instagramil, sellepärast, et seal see info kõik liigub, millest me ise just rääkisime ja palju rohkem veel. Aitäh tulemast, head reisi! Aitäh! Terviseminutid Ellitiga! Toitumisnõustaja ja maisnäkk tervislike vahepalade looja Ellitil on bakalaureuse-kraad psühholoogias. Samuti on ta lõpetanud toitumisnõustaja ja funktsionaalse toitumisnõustaja õppe Anneli Soots tervisekoolis. Korraldanud nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt toitumise teemalisi seminare, harinud ennast Aasias erinevate programmide raames. Lisaks Eestile ja Soomele esinenud terviseteemalistel konverentsidel ka Kataris, Tais ja Indias.